tere päevast, superstaarid, see on Telegrami Facebook Live, täna on 23. mai 2025 ning me täna räägime taaskord uudistest. Meil on nagu üks siuke isiklik uudis, nimelt me saime kirja LHV-st, et nad sulgevad Telegrami pangakonto ja lõpetavad meiega igasugused koostööd ja lepingud ära. Ühepoolselt. Mingi selgituseta, seal ei olnud ühtegi selgitust nagu lihtsalt, et viitasid mingitele lepingupunktidele, kus oli lihtsalt kirjas, et pangal on õigus lõpetada ühepoolselt ja teine punkt, et sellest tuleb ette teatada 2 kuud. Jah, ehk siis 2 kuu pärast nad sulgevad meie kontod, et me vaatame, mis me teeme, eks me saadame mingisuguse vastukirja seal. Nad kirjusid ka selle, kui te tahate vaidlustada, eks ju. Eks me nii-öelda vaidlustame ikka, aga ma arvan, et see on suht otsustatud asi. Sellega seoses me tegelikult uurime, et kui kellelgi on otsekontakti Rain Lõhmusega, et me soovime temalt saada kommentaari. Ma pakun, et ta ise ei tea sellest mitte midagi, aga see teeks nagu väga hea, nagu kuidas öelda, siukse, mis see sõna on, intriigi. Et vaata, sest minu teada, ma ei tunne seda inimest, aga mul on jäänud kuidagi mingi mulje temast, et ta on nagu pigem nagu teadlik inimene. Et ta käib kuskil nendel aiavaska tseremooniatel, eks ju, ja mingi šamaanidega tegeleb. Kuule, pane see aken kinni, mul tuleb sealt mingit müra nagu. Eks ju, et tegeleb seal igasugust enese arengu asjadega ning et ma mõtlen, et see oleks huvitav saada temalt nagu kommentaar, et miks te panete Telegrami kinni, Telegrami, mis seisab nagu vabaduse eest ja selle eest, et inimene oleks ise tugev, et ta sõltuks riigist, eks ju, et meie need väärtushinnangud peaks olema nagu sarnaselt tema omaga, ehk siis veel kord, kui sa just praegu liitusid, LHV saatis meile kirja, et ta paneb meie kontod kõik asjad kinni ja me soovime saada Rain Lõhmuselt kommentaari, kui kellelgi on tema otsekontakt või teab midagi, siis olge hea, saatke ja võtke meiega ühendust. Kohal ma loeksin ette LHV väärtused. Meie visioon on, et inimesed ja ettevõtted julgevalt suurelt mõelda ja ettevõtta, seades kõrgeid sihte ja investeerides tulevikku. Meie väärtused on olla lihtne, toetav ja tulemuslik. Jaa, eks täpselt samad väärtused, mis meil põhimõtteliselt, eks ju, ja paned meil konto kinni. Ärge saage valesti aru, me ei kurda, selles suhtes, et meie usume, et maailm annab meile täpselt seda, mis on vaja, et ma arvan, et meie elu läheb kogu aeg paremaks. Kui nad ütlevad meist lahti, pole hullu, mõtleme midagi muud, saame alati veel parema versiooni, selles suhtes kõik läheb ainult meie enda hüvanguks. Aga sellegi poolest me tahaks väga saada selle tüübi kommentaari. Aga vaatame. Kusjuures see sama päev, kui ma sain selle kirja sealt LHV-lt, eks ju, siis mul tuli Twitteris feedi uudis, ta on minu eest Saksa või äkki Austria, Saksa või Austria ajakirjanik Elsa Mittmannsgruber. Elsa Mittmannsgruber. Ma mäletan väga hästi, koroonapettuse ajal ta võttis väga palju sõna. Ta oli üks nagu aktiivsemaid hääli seal nii-öelda saksakeelses blokis, kes rääkis väga karmilt nagu koroonapettuse kõik nende piirangute asjade vastu. Ning uudis siis tema kohta on see, et Saksamaal või siis Austrias, kus ta nüüd on, natuke rumal minust, et ma ei tea kumb, aga vahet ei ole, selles, et Saksa ja Austria on suht nagu vennad või õed või vahet ei ole. Anyway, et siis uudis selle ajakirjanikuga on see, et tema isiklik pangakonto pandi kinni vahetult pärast seda, kui ta startis, tegi petitsiooni, siis, mille nimi on, et ei sõjale. Ehk siis ta seisab ka vabaduse eest ja ta ütleb, tal on siin video temast, kus ta räägib, et seal tema kodus, ütleme, et on Saksamaa, et Saksamaal peedistatakse neid inimesi, kes ei lähe sõja hirmutamisega kaasa, kes seisavad rahu nimel ja neid inimesi on väga palju peedistatud ja algselt oli niimoodi, et talle saadeti nagu ähvardusi sinna kontorisse, kus ta seal töötab seal meediamajas. Aga sellega asi esialgu piirdus, aga nüüd pandi pangakonto kinni ning ta sai nii palju teada, et käsk tuli ülevalt poolt. Ja see on nüüd inimene, kellel ei ole mingi kriminaalseda rekordit, mis eesti keeles on, eks ju, kriminaalset tausta, ta ei ole kunagi karistatud, ta on korralik kodanik, ta on kusjuures 3 lapse ema ja ta seisab nagu kõige paremate väärtushinnangute poolt, tal pandi pangakonto kinni. Ja nüüd Telegram on sarnases olukorras, mulle tundub, et ma ei tea, mis see veel saab olla nagu. Eks näis. Anyway, selle uudise rääkisime ära veel kord, kui kellelgi on kontakte, me tahame just seda Rain Lõhmuse kontakti, sest ta on jätnud endast siukse mulje. Austria kirjanik, jah. Austria. Ja sotsioloog.
Et kui kellelgi on Rain Lõhmuse otsekontakti ja ma ei mõtle see Rain, et mingi LHV, vaid see, mida ta reaalselt, mida ta oma sõpradega kasutab, et see peab olema niisugune meil, et ma tean, et see läheb talle kohale. Aga okei, nii, mis sa soovisid rääkida? Jaa, no eks see käik LHV poolt on pannud päris palju mõtlema, kuidas olla veelgi sõltumatum, on ju, et väga lihtne on ju teha pangakonto ja siis ajada niimoodi nagu ettevõtlust Eestis, aga kui me nagu ei sobi siia, noh, ega see ju... Aga tead, kes sobib väga hästi siis, kui sa oled sõja poolt ja kui sa hirmutad inimesi. Ma sain just teada, et see paljude lemmik inimene, keda mina ei ole mitte kunagi austanud, ma tunnistan ära, siin on üks tegelane, keda pool Eestit armastab, minu silmis see vend on alati olnud tola. Läheme teemasse. See vend, mis ta tegi? Kellest käib jutt? Ma ei tea, kellest sa räägid praegu? Just rääkisid mulle 10 minutit tagasi, kui laivi läksime, et rääkisime nii paljudest asjadest. Kiki lipsuga tola, no kui konkreetseks peab minema? Nii. Toomas Hendrik Ilves siis andis Päevalehele suure intervjuu, kus ta ütleb automaksu virine kohta niimoodi. Automaksu virin. Armas inimene, kas sul jääb see auto alles, kui Venemaa sisse tuleb? Ehk siis inimene hirmutab sõjaga, ehk siis alustame sellest, et sõda ei ole olemas. Kui sa jalutad siin ringi, meil on ilus, rahulik Eesti. Ainus hirm tuleb selliste tegelaste poolt ja nemad on päris terroristid. Kõik need Ilvesed, kõik need kaitseministrid, kes iganes on seal need teised ministrid ja kõik need jollerid, kõik, kes seda sõda pushivad, nemad on need päris terroristid, sellest vaja aru saada. Ning kui sa jälgid neid kanaleid, neid siis ETV-d ja kõik need uudised, mis seal on, Kanal 2 ja Raadio 2 ja ühesõnaga kõik peavoolmeedia. Kui sa jälgid neid asju, siis loomulikult oled ka sina hirmul, siis see läheb su alateadvusesse, nagu me oleme rääkinud, sinu alateadvus kuulab sind ööpäeva ringselt ja tema ei tee vahet, mis on päris või mitte. Sellepärast ei peaks mitte kunagi ever kuulama ega vaata mitte ühtegi peavoolu uudist. Ehk siis, noh, ehk siis see tüüp, eks ju, kes mingil põhjusel, esiteks, ma ei ole mitte kunagi aru saanud, miks on Toomas Hendrik Ilves üldse heas nimekirjas. Ma mõtlen, mida ta nagu üldse ever tegi, mis asi oli hea või positiivne. Ta ei ole mulle mitte kunagi, mitte ühegi hea asjaga silma jäänud. Mis see oli? No... Ta on nagu sükene... nüüd läks liiga kohaks. Ta on süke chill olnud, on ju, et ma just ka meenutasin seda, kui ma kunagi 20 aastat tagasi tegin temaga intervjuu, kui ta töötas seal... Vahet ei ole. Parlamendis. Jaa, töötas reptiilipesas niimoodi. Jaa, ta oli chill. Okei, nii, sa räägid, et temaga on tore rääkida, ehk siis... Jaa, ja sellepärast paljudele inimestele ta meeldibki, sest et ta on chill. Okei, nii. Ehk siis, kui ma räägin rahulikult, ja vaadake, et te peate maksma seda automaksu seal, muidu tuleb Venemaa kallale ja sul nagunii ei jää siis autot alles, eks ju. Ja mis ta veel räägis? Koroonapettuse ajal vaata räägis, ja minge kõik vaktsineerige, minge kõik sinna tuppa. Ehk siis ta räägib rahulikult sulle täieliku paska ja siis inimesed fännavad teda. Jah. Aga mis see point, kas need inimesed on debiilikud või? See ei ole nagu rünnak mitte kellegi suhtes. Lihtsalt, kui inimene ilmselgelt räägib sitta, ta hirmutab sind sõjaga, mida pole olemas, hirmutab sind pandeemiaga, mida pole olemas, ta manipuleerib sind maksma tühja, selles suhtes automaks, kellelgi ei ole kahju maksta seda raha, vaid küsimus on, kuhu see raha läheb, eks ju. Nii. Ehk siis ilmselgelt see raha läheb sinna, on ta siis sõjatööstusesse või kuhu iganes ta läheb, meie ei tea, me ei saa seda jälgida, eks ju, kokkuvõttes sa võid selle, maha visata selle raha. Probleem ongi selles, ehk siis nüüd see vend räägib sulle rahulikult, et tee kõike seda lollust, mis ei tule sulle kasuks ja ole rohkem hirmul. Et siis nagu see on põhjus, miks inimesed seda fännavad. See on väga rets jah, kogu see sõja teema, et... Ei no üldse nagu on ta sõda või siis see koroona, selles suhtes, et see pole vahet, kuidas sa räägid või küsimus on, milles sa räägid. Toomas Hendrik Ilves ilmselgelt läheb sitta suust välja, miks teda fännatakse. Jaa, aga vaata kunagi ammu enne, kui ta presidendiks sai ja isegi presidendi alguse ajal, siis ta ikka rääkis väga palju sellest, kui oluline on sõnavabadus ja blablabla. Ja nüüd me näeme seda, et just ju mingi viimase kuu jooksul on välja tulnud, kuidas Eesti on üks sõnavabamaid riike, kuidas siin on nii suur ajakirjandusvabadus ja oleme edetabelite tipus.
ja samal ajal jah, sõna vaba, meie ka siin võime rääkida kõike, mis me tahame, aga selle eest pannakse meil pangakonto kinni. No kui see on sellepärast, aga jah, selles on väga kahtlane, kogu see asi, kõik on niivõrd kahtlane, imelik ja veider, eks ju. Ei no mille pärast nad panevad meile pangakonto kinni ilma ette teatamata? Või no selles suhtes, et nad teatavad ette jah, aga nad ei ütle meile põhjust. Mis see põhjus saab olla? Meil on raamatupidamine korras. Me oleme nagu eeskujulikud maksumaksjad. Ja kõik narkootikumid ostame sulle rahaga, eks ju. Kõik on korras, noh. Jaa, et ühesõnaga see on nii lollid naljad alati. Ühesõnaga, et jah, meile tõestatakse seda, et me saame igas olukorras hakkama. Absoluutselt, jaa. Jaa, mis on see järeldus siin. Et üks teema veel, mis mulle on silma hakanud väga just kusjuures viimase 6 aja jooksul on see, kuidas inimesed, kes justkui peaksid olema teadlikud ja arukad, nad räägivad sellest, kui halvasti kõik on. Kuidas Eesti on kindlal kursil sinna hädaorgu. Kõik on halvasti, kõik läheb aina halvemini. Kas sa kuulsid seda selles Objektiivi saates Häda ja viletsus või millest sa räägid? Seal ka, jah. Aga ühesõnaga, see on see, mida ma näen hästi palju sotsiaalmeedias praegu, kuidas inimesed räägivad, kuidas kõik on nii halvasti ja see valitsus on ühesõnaga kogu aeg keegi on süüdi selles, et sinu elu on halvasti, kuigi samal ajal väljas on imeline kevad, kõik tärkab, väljas on nii palju energiat, minu meelest isegi linnas, kui sa astud lihtsalt õue, kõik need pungad ja lehed ja ma ei tea, kui ma lihtsalt neid vaatan, see on juba, ma ei tea, kõik nagu sees kuidagi läheb... Tead, ma arvan, milles on küsimus või? No. Probleem on selles, et see ETV ei ole näidanud, et kevad tuli. Nad ei tea, et seal on kevad. Point on selles, et ainus inimene, kes sinu elu ja heaolu eest vastutab, oled ju sina ise. Et kuidas sa saad üldse valitsusele panna mingit vastutust? Et see on esiteks, sa teed ju endale karuteene. Miks sa rikud enda elus sellega ära, et sa süüdistad valitsust või mingit erakonda või nii edasi? Nad ju kõik seisavad iseenda eest ja näitavad sellega eeskuju sulle, et palun seisa iseenda eest. Ma sain eelmine nädal ühe sõbraga kokku ja siis ta ütles, et ta kardab sõda. Siis mõtlesin mulle, et väga kummaline, et siuke hirm on inimesel nagu. Sest minu peast ei käi üldse läbigi siukest versiooni, ma pole olemas nagu üldse nagu. Siis ma küsin, miks sa nagu kardad? Ei no jah, et kõik need uudised, õigus, sa oled ju see, kes uudised vaatab nagu. Okay. Sest et väga palju ka alternatiivmaailmas sellega hirmutatakse, on väga palju analüütikuid ja mõtlejaid ja nägijaid, kes näevad, et see tulekul. Kas need on need nägijad, kes ei näinud, et viirus pole olemas või? Jah. Aha, väga head nägemused siis neil. Et vaata selle... Nüüd need inimesed, kes mõtlevad, et siin läheb asi hulluks, et ma pean ära kolima või sa pead aru saama, et kõik, mis sinu väljas on, see on peegeldus sellest, mis on seest. See tähendab, kui sa lähed siit ära teise kohta, siis sa hakkad peegeldama seda asja uuesti, mis sinu sees on. Ehk siis, kui sa oled praegu hirmul, siis see tähendab, kui sa lähed teise kohta, sa oled seal mingi muu asja eest hirmul. Et see kõik tuleb seest poolt. Kui sa ei ole veel tähele pannud, siis meie eesmärk, Telegrami tegevuse eesmärk ja üks eesmärke on see sisendada sulle, et sina ise lood oma reaalsust. Meie eesmärk on jagada infot, mis sind julgustab ja mis aitab sul olla iseseisev. Ja sellepärast me teemegi kõiki neid asju, mis me teeme, et kui näiteks keegi ütleb, et mis asja, et meil on sõda tulekul, et miks te praegu teete mingisuguse taimetarkuse konverentsi, kus räägitakse ravimtaimedest, kus Eesti parimad taimetargad jagavad oma tarkuseid. Aga see ongi see, mis sul on vaja. Sul on vaja ise võtta vastutus oma tervise eest ja ütleme näiteks, et tuleb mingisugune mis iganes kriis või apteek on kinni või mingisugust seda
mis iganes asja ei ole. millal ma käisin viimati apteegi, ostsin plaastrit või? See on nagu nii defitsiit, mujalt ei saa või? Mida sa nagu reaalselt teed apteegis nagu? Ühesõnaga, et kõik need infod, mis me sulle jagame, need ongi ju selleks, et sa saaksid iseseisev olla ja saaksid igas olukorras hakkama. Täpselt samamoodi see homeopaatiakonverents, mis oli 2 kuud tagasi. Kõiki neid asju me teeme selleks, et sina saaksid enda eluga hakkama, ei annaks oma elu eest vastutust kellelegi teisele, ei peaks süüdistama kedagi teist. Peale iseenda, sest ainult sina ise saad teha oma elu paremaks. Rääkisin veel ühe sõbraga juttu, siis ta ütles, see oli täitsa muu suvaline vestlus oli, aga ta ütles, et jah, et vaatan selle Aktuaalse kaamera ära ja siis lähen magama nagu. Siis ma küsin, oota, mis asja sa vaatad Aktuaalset kaamerat või? No ja las ta taustaks käi, ma tean, et see kõik on paska, eks ju, aga ma ikkagi vaatan. Ja vaata, kui, ma ei tea, kas sa tead, kellest ma räägin, aga ta on üks meie päris hea sõber, kes tegelikult on päris hirmul nagu. Ehk siis ma olen märganud, et kõik need minu sõbrad ja tuttavad, kes vaatavad telekat, kuulavad uudiseid, praktiliselt kõik on hirmul ja kõik need, kes ei vaata, nad saavad kokku, nad suitsetavad, kõik on ülikava nagu, kogu aeg nagu rets viimase peal, mitte mingit hirmu neid asju ei ole nagu. Nad ei peagi suitsetama, nad ei lihtsalt olla, chillida, juua kohvi. Selles on hea, chillid, võod seal veini, chardonnay läheb, eks ju, suvi vahel mõnegi trennis seal, paned puff, eks ju, ülikava nagu, mitte mingit hirmu, null, täiesti null. Lihtsalt selle teise tüübiga kokku, oi, väga hull on, mis nüüd saab. Ja kuule, kas sa seda nägid, kuule, vaata, mis see kirjutab. Nii, okei, ja ta kirjutab, okei. Ja mul tuli isegi see meelde tegelikult, kui ma natuke nagu protsessisin kogu seda asja, et ma mäletan, kui algas see nii-öelda Ukraina sõda, siis oli niimoodi, et enamus inimesed, oi, kui et nüüd on sõda, ma mõtlen, miks sa sellest räägid, meil just oli see koroona asi, miks see teema nagu muutus, nagu mul täiesti pohve, mis seal uudistest tuleb nagu, see koroona asi oli just eile oli see, sa said aru, me peame kogu selle asja nüüd laiali lammutama. Eks ju, et see oli see teema, kõik olid nii põnevil, eks ju. Pidime koroona tervist võtma vastutusele, eks ju, et see jama kunagi ei saaks korduda. Kõik mu paugust, kõik läks teise kohta ära nagu. Aga see läks sellepärast, et vaatasid telekat nagu. Ja nüüd just esmaspäeval võeti vastu WHO pandeemia leping, Eesti poolt käis seal hääletamas ei keegi muu kui Karmen Joller, kes ütles selle lepingu kohta, et see on väga suveräänne. Oota, üks inimene hääletas terve miljoni inimese eest nagu või? Jah, ei no selles suhtes, et Riigikogu veel peab selle heaks kiitma, aga jah, et Karmen Joller käis seal selle eest hääletamas ja siis ütles jah, et seal ei ole meile mingisuguseid kohustusi, et see kõik on vabatahtlik nagu. Mis sa ise arvad sellest WHO asjast, vaata, et isegi need USA-s need tüübid, kes pushivad ikkagi viirusi, aga paljude jaoks ebajumalad, need on siis Trump ja Kennedy, kes nad ühtepidi nagu hoiavad müüti kogu sellest pettusest elus, aga teistpidi ütlevad samal ajal, et tulge WHO-st ära, et see on nagu vähemalt pool võitu või siuke, ta on nagu päris julgustav. Et ma mõtlengi, et kui juba nii suured tüübid ütlevad, et saatke poiss kuu peale see asi, et siin võib juhtuda tegelikult, et mina üldse ei välista seda varianti, et Eesti või nii mõnigi riik astub välja sellest jamast nagu. Ja siin on ei, no mõned astuvadki, aga Eesti see riik ei ole, sellepärast, et meie riigi eesotsas on sellised, ütleme ausalt, inimesed, kellele meeldib võim. Aga ma mõtlen nagu seda, et vaata, ma üsna kindel, et mitte ühtegi nagu koroonapettust nad nagu lähiaastatel ei too siia. Üldse nagu, neil ei ole seda vaja, sellepärast kogu see energia on seal Ukrainas ja kus iganes nagu. Neil ei ole 2 asja korraga vaja, neil piisab, et üks asi oleks nagu. Praegu nad lüpsavad seda ja nad ei saagi seda selles suhtes nagu uut koroonat kohe teha, siis kui nad praegu tooks maskid tagasi, inimesed ikkagi mäletavad. Et neil on väga lihtne tuua see, ütleme, üks põlvkond hiljem tagasi, ütleme, praegusest hetkest umbes 15 aasta pärast oleks ülilihtne. Siis on niimoodi, et meie vanused, meie oleme natuke üle 40 praegu, meie vanused oleks selleks hetkeks üle 60 keskmiselt. Varro ütles kunagi üli hästi, et see umbes meie vanune on kõige parem vanus, et sa oled piisavalt elu kogenud, aga ei ole veel piisavalt vana. Et su elukogemustus ja sul ei ole, ja sul on piisavalt energiat. Vaat siis juhtub niimoodi, et 20 aasta pärast meie seltskond on kõik siis kuskil 60 pluss nagu. Need on juba pooled on juba hädised, mitte kõik, ühesõnaga, eks ju. Ja siis on niimoodi, et need
kes täna on 20, need ei mäleta sellest koroonast mitte midagi, see enamus noored usuvad seda jama, eks ju. Need, kes koroonapettus kõige paremini läbi nägid, olid umbes meie vanused. Vanuses 30-50 on see, kes kõige paremini nägid läbi. Noored, need läksid kõik auku ja need vanad läksid enamus kõik auku, eks ju. Ehk siis nad teevad selle järgmise nii-öelda koroonapettuse, mina pakun, et kuskil miinimum 10 aasta pärast, aga ütleme 10-20 aasta vahel. Ja siis on neil väga lihtne seda teha. Ehk siis kogu loo jutupoint on see, et see WHO pandeemia leping hetkel otseselt ei tekita meile midagi, ma arvan, sest mulle tundub see jabur, et nad tuleks kohe uue koroonaga. Me näeme mõtet nagu sellel. Aga ma loodan ise, et nad tuleks selles suhtes, et siis saaks nagu hakata jälle lammutama. Ei, pigem jah, nad ei tule sellepärast, et on vaja, et inimesed veel rohkem unustaksid. Sest samamoodi, vaata 9/11 oli 2001, eks? Siis läkski umbes 20 aastat mööda, siis tuli koroona. Nad küll proovisid, vaata, kui oli 10 aastat möödas, 2009 proovisid seda seagripi pandeemiat, aga see ei läinud läbi. Et jaa. Aga muidugi, ega siin ju see sõjad ja haigused, et nende vahel žonglööritakse. Guido ütleb, ma olen 60, aga nägin ikka koroonapettuse läbi. Ülikõva. Eurand Mäendi ütleb. Mina ikka arvan, et rohkem raha oleks vaja vaesekestele saata Ukrainasse. Ja kusjuures Ukraina maksuamet just oma lehel postitas, et eelmise aastaga lisandus riiki 40% miljonäre, ehk siis, et miljonäride arv tõusis 40% võrra. Kas meil see artikkel ilmus juba või? Jah. Ja. See oli kõva. Mis veel? Meil ilmus väga naljakas artikkel sellest, et see seda mõtleda. Ja, et kas Donald Trumpi uus atendaat toob kaasa tulnukate võltsinvasiooni? See on nagu väga rets lugu, selles mõttes, et kui sind huvitab natuke siuke ma nii retsilt naersin, kui ma seda lugesin, aga selles suhtes, et jaa, siin on väga palju mõtlema panemat. Jaa, et kui sind on natuke ever kõnetanud, ütleme, maakuju või kosmoloogia või tulnukad, siis see on super lugu, mida lugeda. Või Andero Pebre teema näiteks. Kuigi see Andero Pebre, ka see selles suhtes läheb kogu, et Andero Pebre maakuju teemal. Ma saan aru, aga kõik siuke kosmiline, ehk siis ma arvan, kui siin Andero, ütleme, teemad kõnetavad, siis see läheb täpselt sinna auku. Nii, mis siis veel? USA sanktsioonid rahvusvahelise kriminaalkohtu vastu näitavad, kui ohtlik on sõltuvus Microsoftist. Ehk siis rahvusvaheline kriminaalkohus, mis on neutraalne organisatsioon, ja kes siis vist juba paar aastat tagasi kuulutas Iisraeli, eks ju, terroristlikuks riigiks või... Ja nüüd hiljuti andsid välja siis vahistamise ordeni Netanyahule. Ühesõnaga, Microsoft sulges siis selle kriminaalkohtu peaprokuröri e-posti konto ja samuti külmutati tema pangakontot Suurbritannias. Ja ehk siis tüüp, kes on lihtsalt neutraalne kohtunik, ja tehti siuke asi. Ja kusjuures see ei ole mingi suvaline kriminaalkohus, vaid see on reaalselt mingi enamus maailma riigid on nagu kõik selle liikmed nagu. Välja arvatud USA ja selleks, et näidata nüüd oma võimu, et sina ei ütle meile midagi, väike tatt, siis hakatakse niimoodi neid kontosid külmutama. Järjekordne näide sellest, kuidas sõnavabadus tegelikult nii nagu peaks ei eksisteeri. Ma mõtlen eriti nagu USA, kellel on see oma see first ja second ja mis iganes asjad seal, kelle põhiseaduses ülistatakse kogu seda vabadust ja sõnavabadust, siis teeb teistele niimoodi. Et väga rets. Nagu ikka sõnavabadus eksisteerib ainult siis, kui sinu sõnad lähevad kokku valitseva võimuga. Jaa, see on täpselt sama, et need konservatiivid ütlevad, et ära usu valitsust, välja arvatud siis, kui konservatiivid on valitsuses. Ja liberaalid ütlevad, ära usu valitsust, välja arvatud juhul, kui liberaalid on valitsuses. Et kui keegi arvab, et tegelikult kogu see ajakirjandusvabaduse edetabel, et see on ju päris, sellepärast, et Eestis ikkagi ju võib põhimõtteliselt kõigest kirjutada, siis ma palun tuleta meelde seda, et koroona ajal algas see, et meie erameedia sai ju riigilt rahastust, riigilt toetust, et nad ikka püsima jääksid. Oota, meie saime rahastust või? Mitte meie, ma räägin peavoolumeediast. See on erameedia?
aga see on ju ka erameedia, see ei ole ju riigimeedia on TRR. oota, kuidas nad said, et meie ei saanud ju? Ja nad said riigi toetust, et nad ikka oma uksi kinni paneks. oota, aga nad tegi mingi avalduse või? Kas me saame tagantjärgi küsida ka või? Ei, see võeti vastu mingisugune igasuguseid toetuste pakette. Äkki selleks pidi olema selles ajakirjandus mingi grupi liige või vaata? Et selles mõttes sa saad nagu riigilt raha, riigilt, kes pushib koroona seda, siis siis sa ju pead kirjutama seda, mis riik soovib. Et ma ei saa aru, mis asja, mis ajakirjandusvabaduse edetabelitest me räägime siin. Okei. Kuule, aga keerame siis nagu käiku üles, et mingi hea nali pane. Mul ei ole ühtegi Kanye Westi nalja praegu sulle anda. Ma vaatan, mul oli siin mingid asjad veel. Seal oli üks väga hull uudis, et seesama Benjamin Netanyahu ütles umbes siukse lause, et Free Palestine on uus Heil Hitler. Väga haige. See oli väga hull, jah. Aga siin vahelduseks võib veel sellist asja öelda, et IMF ehk siis issakene maailma rahvusvaheline valuutafond soovitab, et Eesti võiks veel makse lisaks panna, et kuna meil on ikkagi siin puudujäägid ja ikka neid olemasolevaid makse enam tõsta ei saa, et inimestel tuleb juba see valu läbi ette, et aga pange uusi makse juurde. Et see on nagu teistmoodi, jah? Jah. Okei. Ma olen näinud, mul tuleb siia Twitteris väga palju feedi neid, kuidas Kaja Kallas sõimatakse nagu, et seal Euroopas nagu, et kuidas sa oled ise aru saanud, kas Eesti meedias temast räägitakse kuidas? No kajastatakse lihtsalt seda, kuidas teised kritiseerivad Kaja Kallast, et ega ise teda väga kritiseerima ei kiputa. Ise kajastatakse seda, et nüüd need kritiseerisid ja need kritiseerisid ja vahepeal oli seal uudis seal USA-s, et nad on seal kõik väga hoos, et chemtrailid keelati ära, aga siin kogu aeg tulevad uued pildid, et kõik on taevas läheb samamoodi edasi nagu. Et seal on põhiteema, mis selle chemtrailiga on, me ei ole viisinud seda kajastada, sest et see oli suht läbi näha, et seal ei toimu praegu midagi. Seal on põhiteema see, et neil on kõiki need osariigid, ükski osariik ei saa individuaalselt keelata enda õhutsoonis ära chemtraili, sellepärast et kõik osariigid on koos alla kirjutanud paragrahv 50 title 1521, mis kohustab, ühesõnaga annab selle voli teha seal õhuruumis mida iganes. Ehk siis, et ennem kui sa ei tühista seda paragrahvi, mitte ühtegi chemtraili ära ei kao, sõltumata sellest, mis need uudised räägivad. Ja värsked uudised, igaüks saab ise uurida, tegelikult triibud on endiselt taevas. Nii, ja siis üks asi veel, millest tuleb rääkida, on see, et siit meie reaalsuses lahkus Kristi Loigo, kellega koos me tegime alarmisaadet 2020 kevadel. Tema siis oli üks esimesi ja ainsaid tegelikult peavoolu ajakirjanikke, kes selle teema kohe sellel kevadel julges ette võtta ja küsida, et kas siin tegu ei ole üldse mingisuguse pettuse ja manipulatsiooniga. Ja pärast teda ei olegi tegelikult keegi teine peavoolus sellist saadet teinud, mis kaasaks ka teist osapoolt, ehk siis inimesi, kes ei läinud kaasa selle hirmuga, levitasid rahusõnumit ja kes soovivad, saavad minna Kristit viimasele teekonnale saatma, matused toimuvad siis homme, 24. mail kell 15.30 Pärnamäe kalmistul, keda huvitab seal osalemine. Et meie kahjuks ise seal osaleda ei saa, kuna me korraldame homme taimetarkuse konverentsi, aga oleme mõttes siis Kristiga. Ja Kristi oli ülikõva, tal ikka täitsa pohhu tegelikult. Siukseid on väga vähe. Et aitäh Kristi ja ma usun, et ta seal teises järgmises reaalsuses chillib edasi, paugutab edasi, et ta oli ikkagi nagu kõva tegija. Kui me panime kokku seda artiklit Kristi mälestuseks, siis käisin läbi meie siis saatemeeskonna neid chati vestluseid, siis ma leidsin sealt igasuguseid artikleid, mis ma olin juba ammu ära unustanud. Näiteks, et kui oli 2020 kevadel 28. mai, ehk siis tänasest veel põhimõtteliselt nädal aega hiljem, suvi juba, siis Õhtuleht jubeldas, erakordne,
Tartus toimus lasteaia lõpupidu autodes ja täiesti kontaktivabalt. jah, aga vaata, siin ongi küsimus selles, et eks ma ise olen ka süüdi selles, aga et ka see NPC-de üle naermine on viisakas, eks ju. Ja ei olegi. Ja, et selles suhtes, et ma ei naeragi nendele, ma lihtsalt naeran seda, et siuke olukord oli meil. Ja see on see, millele Kristi pööras tähelepanu. Või näiteks siin veel üks 12.04. See on siis 12. aprill 2020. Siis, kui eriolukord oli olnud 6 aega, siis kui meie rääkisime, come on, lõpetage ära ja see oli just see aeg, kus me filmisime seda saadet. Ja me ütlesime, mitte mingit pandeemiat ei ole, kõik on pettust, magage kaineks, kõik piirangud päevalt ära lõpetada. Siis Martin Helme ütles, annan selge signaali, et eriolukord pikeneb, me peame meetmeid hoidma. Vaata ma olen täiesti kindel, et need Helme valijad on kõik NPC-d. Kuidas sa selgitad seda teistmoodi nagu reaalselt? Jah, aga siin tuleb ka aru saada sellest, et see kõik tegelikult oli poliitiline mäng ja oligi ja kõik need mängisid oma osa, sest et seal alarmi saates ka tookord ju meil oli Reformierakonna siis poliitik, kes ütles et see kõik täiesti üle võlli ja Rootsis on hoopis teistmoodi ja Eestis peab ka piirangud ära kaotama. Et see kõik sõltubki sellest, kas oled valitsuses või see ei ole valitsuses, et vastavalt seda lugu sa räägid. Ja minul on väga okei, nagu ma eelmises saates ütlesin, kui sina oled investeerinud vaktsiinidesse, sul on seal mingid osakud ja niimoodi, ma saan täielikult aru, miks sa seda pushid. Samamoodi kui oletame, et EKRE saab valitsusse, siis sa tead, et sellega seoses sinu businessis mingi asi juhtub. Oletame, et sa saad altkäemaksu seal anda selle Helmele, midagi sellist. Aga senikaua, kui sa ei ole seal mitte kuidagi seotud, kui sa fännad neid, kui sa üldse kedagi fännad, mis selle point on nagu? Ei ropanda. Sorry, palun vabandust, et see on ju täiesti lamp nagu. Jah. Ühesõnaga meie tahaksime ikkagi, et kõik inimesed julgeksid seista iseenda tõe eest, et nad julgeksid elada oma elu ilma hirmuta. Ja vaata nüüd, et see hirm ei aita siin mitte midagi, hirm ei ole nagu ju praeguses hetkes olemine, sest ainus hetk, mis meil ongi praegune hetk. Kui sa tunned hirmu, sa mõtled tulevikule. Aga tulevik ei ole siin ja sa kunagi ei tea, mis tulevikus juhtub. Võib-olla sind ei ole üldse homme. Miks sa siis selle pärast muretsed? Palun tunne tänasest rõõmu. Kogu aeg räägime endast ülivõrdes ja kõik on ülikava. Ning ühtegi hirm on alati asjade ees, mida pole olemas, sest hirm tähendab, et sa mõtled tulevikus mingisugusele olukorrale või mingisugusele asjale tulevikus. Sest praegu sul siin seda hirmu ei ole, eks ju. Siin praeguses hetkes. Kui sa arvad, on praegune hetk, siis ei ole ühtegi hirmu. 0, täiesti 0. Ja ma arvan, et need kõik, kes käivad valimas, nad ei saa aru, et neil ainus, mis neil on praegune hetk. Sest tegelikult, kui sa saad aru, et sul on ainult praegune hetk, siis valimine või uudiste vaatamine, see tundub täiesti debiilne. Vaata, isegi kui sa satud mingisugustesse kriisiolukordadesse või juhtub elus midagi väga halba, siis sa saad nende olukordadega palju paremini hakkama, kui sa elad oma igapäevast elu tänulikuna ja õnnelikuna ja rahulolevana. Et ma ei tea, ma arvan, et iga inimene on olnud mingisuguses hetkes, kus tal toimub mingisugune paanika olukord või see jõud, mis sul sellel hetkel tekib, sellest asjast läbi minna. No mida rahulikum inimene sa oled, sa paremini saad nende hetkedega hakkama. Ja kui sa oled rahulik, siis ühesõnaga neutraalse oleku peal tekivad lahendused. Et kui sul on hirm või ärevus või paanika või ühesõnaga kõik need asjad, selles olukorras ei saa mitte kunagi lahendust tulla. Lahendus saab tulla ainult neutraalses olukorras. Ja neutraalselt me siis lõpetame selle saate, ma arvan, on ju. Sa võid neutraalselt jagada seda saadet oma ajajoonel ja sul võimalus võita terve kast lummiorava poolt välja pandud magneesiumi vett. Jep, või kui tahad suuremat iseseisvust, siis üks võimalus selleks on õppida paremini tundma kogu seda loodust, mis meie ümber õitseb ja mis annab meile nii palju kingitusi, nii toidu kui ka ravimi või tervist toetavate taimede näol, et kas need õpi, palun. Kärbseseened on ka taimed või mis need on?
kärbsesentest homme tegelikult ei räägigi. Aga Eve kirjutab, et hirm on väljamõeldis, mida meie ise oleme teinud tõeseks. Jep. Jaa. Et kõige võimsam relv ja kingitus ja asi sinu enda elus on sinu enda mõistus, sinu enda süda. Anna endale siis need headuse ja tarkuse ja rahurelvad kätte. Ülikõva. Jah. Tšau!